Tere tulemast minu kanalile Taropeegeldus. See on siis minu teine video. Esimene video läks mul natukene aia taha, kuna filmisin vales formaadis. Aga seekord siis parandasin oma vea. Aga vaatame siis täna, et mida sa hetkel enda ellu manifesteerid ja millised võimalused on sinu teele tulemas. Tegin siis sellise 3 grupi ladumise, et saad valida endale siis 3 grupist ühe grupi. Grupp number 1 on siis mäekristall siin. Grupp number 2 on siis roheline säbruline kivikene. Grupp number 3 on siis merekarp siin. Et hinga sügavalt sisse, välja ja vaata, mõtle, tunneta, milline grupp sind enim tõmbab ja tee siis oma valik. Ja tahan veel seda öelda, et see on selline üldine kaardi lugemine. Et kõik ei pruugi siin sinuga resoneeruda ja võta siit endaga kaasa see, mis sind kõnetab ja see, mis ei kõneta, see jäta kõrvale. Ja tahan veel seda öelda, et see tarokaartide lugemine, see ei ole lihtsalt ainult ennustamine, või tähendab, ta ei olegi tegelikult ennustamine, sest et tulevik ei ole kivisse raiutud ja sul on alati võimalus oma tulevikku, oma teekonda muuta. Et kõikide oma valikute, mõttemustrite ja hoiakutega sa saad muuta seda. Ja see on siin selline üldine kaardi lugemine, et loomulikult see ei saagi kõigiga resoneeruda. Et kui sa soovid isiklikku kaardi lugemist, siis saad minuga kontakti võtta. Video all on minu email, kus sa saad mulle siis kirjutada, kui sa seda soovid. Aga hinga siis sügavalt sisse ja välja ja vaata ja mõtle ja tunneta, milline grupp sind siis enim tõmbab. Ja hakkame siis vaatama, mida sa enda ellu manifesteerid. Grupp number 1. Kui sa valisid selle mäekristalli, siis siin on sinu lugemine. Hakkame siis vaatama, mida sa enda ellu hetkel manifesteerid ja mis võimalused on sinu ellu tulemas. Esimeseks kaardiks on siin müntide 10. Müntide 10 on selline külluse ja stabiilsuse ja turvatunde kaart. Mulle tundub, et sa lood endale hetkel mingit sellist vundamenti, kas materiaalselt või suhete tasandil. Mingi stabiilsus ja selline jõukus. Järgmisena on siin sauade 8. See on selline kiire kaart, kiired arengud, mingid uued võimalused, mingid sellised kiired sõnumid võivad olla sinu poole teel. Asjad hakkavad juhtuma hästi kiiresti, asjad liiguvadki kiiresti sinu elus. Jah, mingi kiire liikumine. Ja siis järgmisena on siin mõõkade 8. See on selline enesepiirangu kaart, et sa võid olla nagu kinni iseenda hirmudega, mõttemustritega, mis takistavad sul edasi
liikuda. Siin kaardil on näha ka, et see tüdruk siin istub mõõkade keskel ja tal on nagu klapid ees, et ta ei näegi nagu mitte midagi muud, et ta on täiesti nagu oma peas kinni. Mingid hirmud ja kahtlused võivad sul olla. Siis järgmisena on mõõkade 4. See on selline nagu aja mahavõtmise kaart, et näha asju nagu selgemalt ja vabastada end pingetest. Vajadus nagu puhata ja taastuda. Siis on siin mõõkade rüütel. See on selline hästi otsekohene kaart. Ja mõõkade rüütel on ka sõnumitooja. Et mingisugune kiire info liikumine, mingi otsekohene suhtlus võib tulla. Mingisugune tõe rääkimine. Mulle tundub, et sa manifesteerid hetkel enda ellu sellist stabiilsust ja jõukust, nagu see müntide 10 siin näitas. Liigud nagu sellise suurema turvatunde poole. Ja samas see kõik nagu toimub hästi kiirelt ja sul on sellised hirmud ja kahtlused, mis võivad sind nagu pidurdada. Aga sa pead nagu leidma aega puhkuseks ja oma mõtete korrastamiseks. Ja ma võtsin ka sulle siit sellise ingli tarokaardi sõnumi ja tuli Miikali kuningas. Põhimõtteline, ratsionaalne, ambitsioonikas, austatud. Tarkus ja objektiivsus on praegu olulised. Jää ausaks, olukord, mis vajab ausat ja avatud suhtlust. Et see kaart kutsub sind olema aus ja otsekohene ja ära hoia end tagasi, kui on vaja rääkida tõtt. Ole hästi avatud ja selge suhtlemisega. Et kui sa seda teed, siis aitab sul vabastada pingeid ja edasi liikuda. Et kui sa oled valmis rääkima asjadest nagu avatult ja ausalt, siis võivad hakata asjad väga kiiresti õiges suunas sinu elus liikuma. Et sul võib olla võimalus lahendada mingi olukord, mis on sind nagu vaevanud. Ja see toob sulle siis nagu rohkem rahu ja sellist vabadust ja kindlustunnet. Vot selline sõnum siis tuli siit hetkel. Grupp number 1. Kui see lugemine sinuga resoneerus, siis vajuta like, jaga seda videot ja telli minu kanal. Ja kui sa soovid isiklikku kaardilugemist, siis leiad minu kontakti video alt. Võid mulle kirjutada. Aga aitäh kuulamast ja vaatamast ja järgmise korrani. Grupp number 2, kui sa valisid selle säbrulise rohelise kivikese, siin on sinu lugemine siis. Hakkame siis vaatama, mida sa enda ellu manifesteerid. Esimese kaardina on siin müntide 8. Müntide 8 on selline töö ja oskuste arendamise kaart, selline meistri kaart. Et sa võid siin õppida midagi uut,
arendada uusi oskusi. Oled selline hästi pühendunud ja kannatlik. Ja jah, oled selline hästi järjekindel, et õpid midagi uut hästi järjekindlalt ja pühendunult. Siis järgmisena on siin karikate kuningas. Karikate kuningas on selline emotsionaalne stabiilsus, tasakaal, oskad oma emotsioone nagu juhtida, et sinus on selline rahu ja sügavus ja tugevus. Et võib-olla sa siis õpid siin midagi uut ja oled nagu seejuures selline hästi emotsionaalselt nagu rahulik ja et su emotsioonid on nagu kontrolli all, et sa oled nagu hästi selline tasakaalus. Ja siis on meil siin kuukaart. Kuukaart on selline alateadvuse ja intuitsioonikaart. Et kuukaart kutsub sind usaldama oma sisetunnet. Ja samas ka, et midagi võib olla nagu varjatud. Et midagi ei ole veel nagu päris, mingid detailid on nagu peidetud või on nagu midagi segast. Ja siis on järgmisena karikate äss. Karikate äss on selline uue emotsionaalse alguse kaart. Karikate äss on selline, et võib tulla mingi uus teekond nagu, mis puudutab sinu südant. Võib tulla mingi uus suhe või uus südamelähedane projekt, mis toob sulle hästi palju rõõmu, emotsionaalset täitumust. Midagi uut ja värsket, mis nagu puudutab sinu tundeid ja toob hästi palju rõõmu. Ja siis on siin, no see on täiesti manifesteerimise kaart, see on maagikaart. Siin kaardi peal on näha ka, et see naine oma võlukepikesega justkui nagu võlub midagi, manifesteerib midagi. Et see maagikaart ütlebki, et sul on olemas kõik vahendid, et oma soovid täide viia. Sa pead lihtsalt tegutsema. Et sul on kõik olemas, mida sa vajad, et see uus asi nagu ellu viia. Ja sul on nagu ka universumi toetus olemas. Ja siis ma võtsin veel inglikaardipakist sõnumi ja tuli Miikeli baas. Siiras, läbinägelik, analüütiline, otsekohene, uus põnev väljakutse. Sul on edu saavutamiseks kõik olemas. Vaata lepingud või dokumendid väga põhjalikult üle. Jah, see kaart jälle siin rõhutab taaskord, et mingi uus põnev väljakutse on sul ukse ees. Et see edu nagu sõltub sellest, kas sa oled valmis tegutsema. Ja siis see kaart ütleb seda, et kas kõik paberid on nagu korrektselt täidetud, kui selle uue ettevõtmise väljakutsega kaasnevad mingisugused dokumendid, lepingud, et siis, et sa vaataksid ka need kõik üle.
aga grupp number 3. mulle tundub, et siin on selline energia, et sul on nagu võimalus luua midagi uut. see võib olla tööalane, mingi loominguline projekt, mingi selline emotsionaalne uus algus. ja sinu tugevuseks on nagu pühendumine, mingi selline sisemine rahu ja oskus näha läbi segaduse. et kui sa usaldad oma intuitsiooni ja sa kasutad oma andeid, siis sa manifesteerid enda ellu edu. et kõik vajalik on sinu kätes, et nüüd on aeg lihtsalt tegutseda. et ma ei tea, mis see uus väljakutse või projekt või asi on, aga igatahes see toob sulle väga palju rõõmu. et siin selle karikate asjaga on näha, et need emotsioonid ja tunded nagu voolavad üle lausa. et taaskord väga ilus sõnum. ja grupp number 2. kui sulle see sõnum meeldis ja see sind kõnetas, siis kutsun sind üles minu kanalit jälgima ja seda videot muidugi ka laikima. vajuta pöidlanuppu ja kui sa soovid isiklikku lugemist, siis saad minuga kontakti video all oleval meili teel. aga aitäh kuulamast, vaatamast ja kohtume järgmisel korral. grupp number 3. kui sa valisid selle merekarbikese, vaatame siis, mida sa enda ellu hetkel manifesteerid ja mis võimalused on tulemas. esimeseks kaardiks on siin mõõkade kuus. mõõkade kuus on selline raskuste seljatamise kaart, nagu mingisuguse sellise vana etapi mahajätmine, mis oli raske. siin kaardil on näha ka, et 2 naist nagu sõuavad üle vee kuskile. et sa võid olla liikumas mingi parema eluetapi poole. jätad nagu mingid vanad valud selja taha, vana mineviku siis selja taha. ja järgmisena on siin sauade 7. sauade 7 on selline nagu enda kaitsmise või enda eest seismise kaart. ja see on ka nagu enda piiride hoidmine. et sul võib olla nagu vajadus enda eest seista, ennast nagu kaitsta. sul võib olla ka mingi konkurents. et nagu jah, pead enda eest seisma. ja siis on meil siin järgmisena sauade 4. see on selline hästi ilus rõõmu ja tähistamise kaart. siin kaardil on nagu ka näidatud nagu abielu, mees ja naine on siin kaardil. rõõm, tähistamine, harmoonia, pere või kogukond. et siin võib ees oodata mingi rõõmus ja stabiilne aeg. mingi tähistamine võib ees oodata, mingi sündmus või mingi saavutus
mida sa siis pere või sõpradega jagad. ja siis on siin järgmisena on kuradikaart. see kuradikaart räägib nagu sellistest kiusatustest või sõltuvustest või nagu sellistest korduvatest mustritest, millest tuleb siis end nagu vabastada. et sul võib olla mingi kiusatus langeda nagu vanadesse mustritesse või sa lased end piirata hirmudel ja sõltuvustel. et sa ise tead, mis sind nagu tagasi hoiab. et aeg on lasta lahti nendest piirangutest ja nendest sõltuvustest. ja siis viimase kaardina on siin sauad 9. see on selline ettevaatlikkuse kaart. sa pead nagu ennast nagu kaitsma millegi eest, mida sa oled saavutanud. ja samas ka nagu oled nagu mingisuguste varasemate kogemuste tõttu oled nagu hästi ettevaatlik. ja ma võtsin veel Ingli torapakist ka ühe sõnumi sulle ja tuli Gabrieli kuus. palju õnne, oled teinud suurepärast tööd. aeg liikuda järgmise projekti juurde. auhinnad, stipendiumid või edutamised. mulle tundub grupp number 3. et sa liigud nagu läbi raskuste edasi. sa jätad nagu maha mingisuguse olukorra, mis sind nagu on vaevanud. samas sa natukene nagu pead veel enda eest seisma ja nagu kaitsma mingites olukordades. aga see sauade 4 siin, see nagu toob sõnumi, et sind ootab ees mingi rõõmus ja selline stabiilne periood. ja siis see inglikaart siin, Gabrieli kuus, nagu kinnitab, et sind ootab ees mingi tunnustus või tasu. olgu see siis mingi tööedu või mingi auhind või uus võimalus. et kui sa julged vanad piirangud selja taha jätta, nendest lahti lasta ja need kiusatused ja sõltuvused samuti, siis sind võib ees oodata edu, tunnustus, stabiilsus. et sul on olemas kõik, et liikuda edasi uue projekti või selle uue eluetapi juurde, mis siin sauade 4-ga siis välja tuli. et see võib olla täitsa uus suhe, sest et siin kaardil on ka näidatud mees ja naine. et täitsa võimalik, see muidugi ei pruugi kõigile nüüd seda tähendada, aga osadele võib. aga kui see lugemine sind kõnetas, siis vajuta like, jaga videot ja telli minu kanalit Taropeegeldus. ja kui sa tunned, et sa soovid isiklikku kaardi lugemist, siis võid mulle kirjutada, minu kontaktid on video all olemas. aga aitäh kuulamast ja vaatamast ja kohtumiseni järgmisel korral.